Tere õhtust, head kolleegid! Meid on tõepoolest vaatamata sellele, et aeg on peaaegu päikseloojanguni jõudnud veel üsna arvestatav hulk koos. Kui ma väga isiklikust arvamusest peale hakkan, siis minu arvates on see üks vahva päev olnud ja selle tõttu on mul ettepanek austama aplausiga selle päeva ettevalmistajaid ja korraldajaid. Et ma pelgalt konferentsee rolli ei satuks andmaks järgemööda 3 töörühma esindajatele sõna, siis ma ka päeva jooksul nokitsesin mõned slaidid siin valmis ja inspiratsiooni sain siis juba avasõnavõtust. Pealkiri, nagu näete, viitab omast arust olulistele mõtetele, mida Taavi siin välja ütles, kutsudes meid üles ja nähes visiooni selles, et Eesti on üks mõtlevate inimeste maa. Ja teine pool mõtet oli see, et pasunasse panemiselt tuleks hakata liikuma selle poole, et me rohkem koostööd teeks ja minu arvates on need mõlemad erakordselt vead mõtteid. Ma ei tea, kas see on nüüd õige pult, mis mul siin käes on, töötab küll, jah. Ja kui ma jälle klassikuid kasutan parafraseerimiseks, siis ma sõnastaksin päeva moto nõndaviisi, et saagem siis mõtlevateks inimesteks, aga, ja seda on ka tänane päev minu arvates korduvalt näidanud, selle sama koostöö poole liikumiseks oleks vaja, et lisaks sellele, et me ise suudame mõtlevate inimestena ükshaaval olla, oleks erakordselt kasulik, kui me suudaks ka teisi mõtlevaid inimesi kuulata ja püüda sellest aru saada, kui mõtlevad ja kui arukad nad on. Ehk see on üks kivikene selles, et üheskoos üles ehitada niisugust kaunist asja, mille nimi on koostöökultuur. Ja kultuur kasvab aeglaselt, aga kui seda mõõdukalt väetada, kasta ja üldse hoolitseda, siis on lootus, et ta kasvab natukene kiiremini, kui ta seda stiihiliselt teeks. Mõned kiuslikud küsimused, mis pähe tulid, kuulates tänaseid ettekandeid ja küsimusi, vastusi, arutelusid vähemasti ühes töörühmas. Tõepoolest see, mida Ants päeva alguses näitas nime all kompetentsuse ring, on algselt minu suust ja sulest pärit, aga mulle tundub, et päeva jooksul on mitut puhku küsimuse alla seatud kõigepealt see, et kas niisugust keerulist konstruktsiooni, mille pildi ma kohe ka välja panen, et kas see üldse mõttekas on või kas see soolikas, kas see ringi ümbermõõt ei ole liiga suur, kas seal ei ole liiga palju üksteisega järjestikku ühendatud asju, tegevusi, et kui kõik need tähelepanelikult ja hoolikalt läbi teha, siis kulub sellele nii lootusetult palju aega, et see ei saa ju töötada eriti 21. sajandil. Ehk teine mõte siia juurde, kas kogu see standardite värk ja püüdmine inimesi, protsesse standardite abil kirjeldada ei ole kuidagi möödunud või ülemöödunud sajandi industriaalühiskonna mõtteviis. Ma viskan need pallid õhku, kuigi ütlen, et enda jaoks on vastus oli ennem tänast päeva ja on ka pärast tänast päeva eitav. See on see kompetentsuse ring, mille vähemasti tänase päeva mõttes keskmes on siis kutsestandardid, millesse koondatakse see tarkus, mis töömaailmas on olemas ootuste kohta inimeste kompetentsusele ja mida võiks jagada siis 2 suunas õppekavade arenduse sisendina ja selleks, et inimeste tegelikku kompetentsust, olgu siis rakenduskõrgkooli või ülikooli või kutsekooli või mõne muu kooli lõpul või mingite kursuste või üldse mitte kursuste lõpul, siis mõõdupuuna vastavushindamise juures kasutada. Ja kui kellelegi see esialgne kompetentsuse ring liiga suure ümbermõõduga tundub, siis tema lühendatud või vähema ümbermõõduga variant on ka tosin jagu aastaid töötanud ja Vello Kuke ühele küsimusele tagasi viidates need, kes pole leidnud võimalust või vajadust
koolipinki aastate viisi nühkida, omasid eile, omavad täna ja homme ja ülehomme ka põhimõtteliselt võimalust lasta oma kompetentsust vastavus hinnata ilma, et tema käest peaks küsima, missuguses koolis, missuguses pingis, mitu tundi või mitu aastat sa käinud oled. See on vaevaline, kui seda ausalt ja põhjalikult teha, aga põhimõtteliselt võimalik. See on kompetentsuse ring siis lühendatud variandis. Seesama küsimus, kas standardid kui niisugused on ise kuradist? Vastan, kindlasti ei ole. Isegi kui arvesse võtta seda, mis IKT valdkonna puhul tõsi on, et siin ei ole ajalooliselt ühtegi reguleeritud kutset, kuigi tegevus on inimestele põhimõtteliselt ohtlik, vähemasti selle tulemused on põhimõtteliselt tihti väga ohtlikud, ei ole need kutsealad reguleerituteks kuulutatud, aga sellegipoolest, nagu vähemasti nende eelmiste piltidegi pealtki näha, kutsestandardeid on sellegipoolest tarvis ja neid on võimalik ja vajalik mitmetel otstarvetel ka kasutada. Ja siinkohal tahaksin rõhutada seda, mis ei ole kaugeltki siin ja täna välja mõeldud, et standard on ju õigupoolest huvirühmade kokkuleppe nende asjade osas, mida me oluliseks peame ja sellisena tuleb seda ka võtta. Ja IT-inimeste juures on asjakohane viidata ka sellele, et kogu see kutsesüsteem või veel laiemalt kvalifikatsioonisüsteem on üks spetsiifiline liides ühiskonna ja haridussüsteemi vahel ehk viidates Open Systems Interconnectionile. Tasemeid on palju, see ei ole puhtalt pistiku ja pistikupesa probleem, siin on neid protokolli tasemeid olgu või 7 tükki. Ja viimane küsimus, mida seoses standarditega minu käest tihti on küsitud, mis täna siin üles ei tulnud, aga millega ma hea meelega teid päeva lõpus provotseeriks, on see, et küsitakse tihti, ega te jumala pärast ei arva, et teadlase kutsestandardit on vaja ja ma olen alati vastanud, loomulikult on vaja enamgi veel, see on täiesti olemas ja teine pool sellest küsimusest on, ega ometi ülikoolis ei hakata kutseeksameid tegema. Minu vastus on jälle mitte, et ei hakata tegema, vaid on kaua aega tehtud ja miks ma niimoodi väidan, on see, et tegelikult on ülikool ainukene koht, kus teadlase kutsealal on võimalik läbi 3 korruse tipp-professionaaliks ehk filosoofia doktoriks Eesti kontekstis jõuda ja kutsestandard on ära kirjeldatud Eesti Vabariigi kutsestandardi lisas number 1, kus on siis ennindate teaduste bakalaureuse, magistri ja doktori oodatavad õpiväljundid kirjas olnud. Nii et midagi müstilist ei kujuta endast ka teadlase kutseala ka mõistlikkuse piirides minu arvates ära standardiseeritud ja keegi sellest väga ära ei sure. Aga nüüd oleme jõudnud sinnamaani, et ma annan hea meelega edasi sõna töörühmade aulistele esindajatele.